Tere kõigile! Väga hea. Kuidas siis tunne on? Tere tulemast Delta Majja. Arvutigraafika ja virtuaalreaalsuse labor koos Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituudiga on väga rõõmsad, et jälle nii palju inimesi on tulnud meie mängu Jammile. Käsi püsti, kes on siin esimest korda? Kuule, ikka päris palju. Väga hea. Käsi püsti, kes ei tea mängu Jammist mitte midagi. No 2 inimest oli, 3. Okei. Väga suur rõõm on teid siin näha. Ja ega muud midagi, kui alustame. Kui tehnika ka minuga koostööd jälle teeb, oleks väga tore. Üks hetk. Nii. Järgmised 48 tundi on siis teil vägagi pingelised, sellepärast, et nagu juba teate, te peate midagi tegema. Mis te tegema peate? Ja täitsa õige vastus, 5+. Peate tegema ja mõni teist ehk teeb isegi oodetavasti oma esimese mängu. Käsi püsti, kes teeb teist esimese mängu Jammil? No vot, et varem pole üldse siis Jammil käinud, ma saan aru, siin ees. Ei ole üldse. Aha, no siis oled õiges kohas, sest nüüd me hakkame õpetama teid kõiki aitama. Loomulikult teie tiimid aitavad, kellega te tiimid teete. Aitame siis teil selle esimese mängu ära luua. Ja järgmine nädalavahetus siis ongi selle jaoks. Ja kõigepealt teeme siis väikese ülevaatuse ka. Ülevaate, mis see mängu Jam õigesti on. 3 inimest, kes siis ei teadnud veel, on siis selline kiire mänguarenduse üritus, kus te loote siis oma mängu, nagu ka juba publik ütles. Ja aega on siis teil tegelikult vähem isegi kui 48 tundi. Moodustate tiimi, kus on 2-6 inimest. Teil on üks teema, mille me anname teile. Tähendab, mille me võtame tegelikult ühelt ägedamalt mängu Jammilt veel. Ja lõpmatuseni loovust tuleb teie poolt siia mängu Jammile. Aga nagu ütlesin, siis meie mängu Jam tähendab, et automaatselt osalete ka sellisel mängu Jammil nagu Ludum Dare, mis siis on ülemaailmne mängu Jam, millest kus on väga palju osalejaid, väga palju mänge, nii et kui te esitate oma mängu siia, siis esitate ka oma mängu sinna Ludum Darele ja võib-olla saate seal ka head tagasisidet oma võib-olla esimesele mängule. Ja mängu Jamil, nagu alati, tuleb valida oma roll. Kes tahab programmeerida, kes tahab kunsti teha, kes tahab helidega tegeleda, kes tahab lugusid kirjutada ja kes tahab disainida. Ühesõnaga, nagu näete, siis ameteid on teile kõigile. Võib-olla isegi on siin selliseid inimesi, kes oskavad nii koodi, kunsti kui heli korraga või mingi muu kombinatsioon. Käsi püsti, kui palju siin on programmeerijaid juba? No palju on kunstitegijaid? No, progejaid oli rohkem minu arvates, aga palju heli teevad paljud. Kuulge, see on küll juba hea uudis, sellepärast, et tavaliselt oli niimoodi, et helidega on meil siin jama seis natukene, aga seekord on siis parem. Ja palju lugukirjutajad meil on, narratiivdisainereid. 2-3 on vähem, aga no pole hullu. Vast saame hakkama. Aga palju tavalisi disainereid on? Kes hoolitsevad, et UX oleks paigas. No, on ka siin ja seal näppu täis. Ühesõnaga, ma saan aru, et programmeerijad ja kunstnikud on enamuses hetkel siin. Aga pole hullu. Mängu Jamil te saate vahepeal kõike teha. 48 tundi siis, või isegi vähem, nagu ma ütlesin, loovus teie poolt.
algab siis nüüd meie avatseremoonial ja täna siis on ka tiimide registreerimise tähtaeg. Siis laupäeval kell 4, kelle jaoks varahommik, kelle jaoks öövel, siis me avalikustame, meie avalikusta, vaid Ludum Dare poolt tuleb siis see teema ja siis saate kõik oma mängi tegema hakata korralikult. Siis terve laupäev on teil mängu tegemise päev, saate täie hooga teha. Ja pühapäeval kuni kella 4 teete siis oma mängu, kell 3 hakkate juba asju kokku seadma, tegema nii, et kella 4 on mäng esitatud, sest siis algab ka kohe hääletamine, kestab see kuni kella 6. Teie ise hääletate parimate mängude poolt. Ühesõnaga, meie üritus esmajoones on ikkagi õppimine ja selline sõbralik keskkond saavutada siin. Meie eesmärk siis kõige paremad kohtunikud selleks olete teie ise. Nii et olge väga ausad hääletamisel. Ja pärast seda saate natukene vaheaega, siis saate tulla ja esitleda oma mängu. Ja nagu ma ütlesin, kuna meil on tegemist hääletamisega siin, siis ilmselt võite juba arvata, et ka väikesed auhinnad on mängus, parimad saavad ka premeeritud. Räägime siis natuke reeglitest. Kõigepealt, nagu ma ütlesin juba, 2-6 inimest meeskonnas, aga ma ei öelnud, et 2/3 ehk siis üle poole peab olema meeskonnas algajaid. Ehk siis see jam ei ole niimoodi, et kõik professionaalid tulevad kokku ja teevad ühe suure professionaalse mängu, vaid ei, professionaalid lähevad ja otsivad endale ka tiimi, meeskonda, algajad. Ja ehitate siis mängu nullist, ei võta mingisuguseid varasemaid projekte. Teema, nagu ma ütlen, siis on Ludum Dare poolt, lähtute sellest teemast. Kõik igasugused mänguvarad, mingisugused pildid, süsteemid, mis tahes, need neid võib olla eelvalmistatud, aga need peavad siis olema kõigile kättesaadavad. Ehk siis, kui teil mingisugune äge süsteem juba, mis paneb teie mängule mingisuguse hea süsteemi, ma ei tea, paneb tegelase jooksma ja nii edasi, siis see peab olema ka teistele kättesaadav. Tehisintellekt on lubatud, võib-olla mõni vaidleb vastu, et see on halb, aga see on lubatud, sest olgem ausad, me saame kohe aru, kui on seda tehisintellekti hästi kasutatud ja kui on halvasti kasutatud. Ja loomulikult, kui te tehisintellekti kasutate ja kõike muud internetist, mänguvarasid, siis te peate olema alati valvsad sellega, et teil on õigus seda niimoodi kasutada siin. Ehk siis igal asjal internetis on oma litsents ja te peate siis teadma, missugune see on ja et te võite siis seda sama asja, mida te hakkate kasutama, võib-olla mingit süsteemi kuskilt võite kasutada. Tehnoloogia valik on teie enda teha. Kõik mängumootorid on lubatud. Unity, Godot, Unreal. Võite isegi Robloxis mängu teha, kui tahate. Võite teha mängu mingil sellisel asjal, mida ma ei nimetanud praegu. Neid mängumootoreid on küll ja küll olemas. Käsi püsti, kes on kunagi Jamil juba kogenum, kes on kunagi oma mängumootoriga midagi teinud või oma mängumootori Jami jaoks väikse. Või on kõik kasutanud kogu aeg Godot, Unityt, mingisugust valmis olevat asja. Sina oled teinud oma? Aha, no näed, üks inimene on olemas siin juba. Ja palun järgime siis tähtaegu, sellepärast, et kui ikkagi kell kukub, et nüüd on esitamise aeg, siis on esitamise aeg. Muidu te teete ise endale sellega karuteene, et ei esita õigel ajal mängu. Ja palun, kuna me oleme siin kõik nii sõbralikud ja toredad, siis üritame mängud hoida
lastele sobivad, et nad oleks siis sellised peresõbralikud, lastele sobivad, liigset vägivalda me ei soovi näha ja muid täiskasvanute teemasid. Mõned nipid ka teile. Kindlasti paljud juba teavad, kes on varem käinud ja kes on üldse Jamil osalenud, teavad, et oma mänguideed ei tasu kunagi liiga suureks ajada. Loomulikult alguses küll võite suurelt mõelda ja niimoodi, aga hea mäng on lihtne ja valmis. Mitte poolik ja keeruline, mingi suur asi, mida te olete üritanud kokku panna, aga tegelikult ei töötagi. Nii et lihtsad mängud võidavad. See on mängu Jami edu alus. Ja palun planeerige oma aega targasti, sellepärast, et teil kindlasti läheb aega, kui te mõtlete, et eks ole natuke seotud selle ideega ka, kui idee on liiga suur. Te kindlasti mõtlete, et teil on aega maailm, tegelikult võite selle siia panna, selle süsteemi sinna panna. Tegelikult ei ole, aeg saab üsna kiiresti otsa. Ja käsi püsti, kellel on aeg otsa saanud mängu Jamil? No ikka on suur osa inimesi, nii et uskuge mind, ma tean, millest ma räägin. Et olge väga valvsad, mida te teete ja kuidas te teete, sellepärast, et iga sekund on tegelikult arvel. Ja suhelge oma vahel. Meil on olemas ka tuutorid sellel Jamil, kes Discordi kanalite kaudu, kohe räägin ka, kus Discord asub ja nii edasi, kes suhtlevad seal teiega vajadusel ja loomulikult ma usun, et kõik need inimesed, kes siin kohal on, vähemalt need, keda minu silmad juba tunnevad, teavad ja aitavad väga palju. Ehk siis ma arvan, et meil on üks sõbralik, tore seltskond siin koos, nii et suhelge oma vahel. Ja Kit on teie hea sõber, kes ei tea, mis Kit veel on, siis ärge muretsege, Jami käigus õpite tundma. See on selline süsteem, kus te hoiate oma mänguversiooni üleval. Ühesõnaga, committige rohkem, kahetsete vähem, aga committige ka targasti. Mitte niimoodi, et hakkate suuri asju lõpus kokku panema. Ja testige varakult, käige ringi, küsige abi, see läheb ka suhtluse alla, näidake oma mängu, küsige tuutoritelt abi, tuutorid tulevad ka teie juurde. Ma isiklikult tulen ka, vaatan teie mängud üle siin ürituse jooksul, vaatan, kuidas teil läheb. Ehk siis väga oluline osa on see, et te reaalselt testite, kas asjad töötavad, sest endale võib tunduda, et kõik on väga hästi, aga näed, annad kellegi teise kätte ja näed, plahvatab. Mäng enam ei töötagi. Ja kindlasti magage ka, palun. See on üks suur soovitus teile. Sellepärast, et kui teil pea on ikka täiesti väsinud, ega siis midagi head sealt enam ei tule ilmselt. Võib-olla olete teie mingisugused erilised, aga mina omast kogemusest tean ja olen tegelikult näinud päris palju, et mida väsinum inimene on, seda hullemaks see mäng hakkab minema. Ja kindlasti liituge meie Discordiga, kui veel ei ole. Link on siin olemas, QR-kood, kui see peaks nüüd õnnestuma teil see avada. Discordiga liitumine on väga oluline, sest seal on kõige uuem info ja seal kindlasti saate küsida abi vajadusel. Ühesõnaga, meie suur server on teie jaoks valla, et te saaksite oma Jami edukalt tehtud. Kas teil on küsimusi? Kõik on selge? Või mitte midagi pole selge? 2 võimalust. Aga loodame, et on selge. Ja kui polegi veel selge, siis alati saab minu käest küsida, saab Discordist küsida. Alati on see võimalus teil olemas. Ja nagu ma ütlesin, siis teema tuleb varsti, kell 4 öösel. Seniks siis hakkate teie tiime moodustama ja valmistute selleks Jamiks. Lähete üles klassiruumidesse, 2005-2006 on need ruumid, kuhu te minema peate pärast meie avatseremooniat. Seal saate ilusasti mõnusalt kohad sisse seada. Eriti kellel veel arvutit pole, siis see ongi need õiged ruumid, kuhu minna. Ja nii teemegi. Ma loodan, et olete valmis. Ma ei kuule. Kas te olete valmis?
väga hea, aga enne seda, kui te hakkate möllama siin, siis meil on tegelikult 3 külalist täna, kes tahavad ka teiega jagada kasulikku infot, mis aitab teid loodetavasti sellel džämmil. Esimesena palun lavale Karl. Aplaus!